või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. No nii, aeg on rääkida meie nädala tegijaga ja ma arvan, et ta on meie nädala tegijaga ennem olnud või vähemalt on ta kunagi meie linnalegendidest läbi jooksnud meesterahvas. Tugev alfa isane Eesti mees ja selleks on Erich Krieger. Ja Erich Kriegeri olen valinud sellepärast, ikka oma ütluste pärast või nädala tegijaks, sest tema räägib, et sokkideta rihmikut kandev mees on märatsev jama ja räägib ta oma puutsi lembusest, tal meeldivad väga kauboi saapad ja olemegi helistanud Erich Kriegerile, et natukene küsida siis nõu, et millised puutsid, mis nende rihmikutega on ja millised üldse vajalikke asju peaks silmas pidama, et näha sama cool välja, kui Erich ise näeb. Tere, Erich! No tere, kurat! Mehed, tere! No kuidas läheb? Mis läheb, kui ma olen hommikuse treeni tegin just praegu ära. Päris kurat mõnus tunne. On? Täitsa hea on, biceps on toonuses, tead. Väga lahe. Pero nüüd mõtlesin, et teen väikse loo teile ka kohe alguses, aga käed on nii kuidagi toonuses ja tõmbasin gitarri keelet, tead, katki. No laulad natukene lõdvestad siin intervjuu lõpuks, äkki mõtled midagi välja? Mõtled muidugi mehed. Muidugi. Räägi no kuidas läheb? No väga hästi läheb, et tahtsin intervjuud suga teha. Lase käia, kurat. Räägi sellest, oled siin publikus Delfis rääkinud sellest, et suvel linnas lühikestes pükstes ja rihmikud jalas ilma sokkideta mees on nii-öelda märatsev jama. Vastab tõele ja nii see minu arust täitsa tegelikult ongi. Ükski mees, endast lugupidav mees ei lähe ikka, tead, ei lähe välja ilma sokita. Ikka ilma sokita ei lähe, ainuke koht, tead, kuhu lähed on, tead, sauna lähed ilma sokita. Või vanni, kui oled vannimees. Aga sa plätamees nagu ei ole üldse, et sa oled ikka rohkem nagu puutsimees. No lõpeta ära, kurat. Pläta, noh. See ei ole mingi mehe värk, tead, lapsed käivad plätadega. Õige mees käib jalas puuts. Ja veel kõige parem on, tead, kui on ketiga puutsid või need... Kannustega, jah, tahtsin öelda kõõlustega praegu. Vaat nii, õige mees käib puutsiga. Äärmusel juhul ka lühikese püksiga, aga tead... Lühike püksi puuts? Ise olen praegu päris rõõmus selle üle, et tead, et on see retuusivärk on väga moes. Ja ütleme, härrasmees ikkagi ka lühikese püksiga peaks kandma pikka pesu. Sest et härrasmees ei lase oma karvastel jalgadel välkuda. Ja kui panen lühikese püksi ja puutsi, siis pikk pesu kindlasti. Nagu ütleb tuntud maadleja Nacho Libre, et mõnikord mees, kui ta üksinda kodus on, peab liibov püksi jalga panema. It's for fun! No muidugi. Täpselt. Ja lisaks sellele on see väga hügieeniline ja esteetiliselt ilus. Räägi oma puutsidest, palju sul neil on, millised on kõige lahedamad, kõige erilisemad puutsid ja millised on sinu esimesed puutsid, mis sa said? No mul praegu on 7 puutsi. 7? Üks on üksikon, tead. Läks kaduma. Selle paneb pähe? Läks kaduma. Ei pane pähe, tead, mul on üks niisugune lilla puuts, aga üks mul varastati ära lava pealt, otse jalast niimoodi, naisvännid kiskasid ära, see oli jurmalasel. See oli mul jurmalas, aga kurat, ega ei saa ära visata sellist asja, sest et võtsin sinna peale Laima Vaikule autogrammi ja seda panen ainult, tead, teinekord, mingisuguse kodus, kui olen, siis panen jalga selle ühe puutsi. Ja teises jalas on valge tennisesokk, punase ja sinise triibuga. Aga esimesed puutsid ma sain ikkagi, mulle saadeti Soomest need omal ajal. Omal ajal Soomest ja siiamaaniga need on madalad. Need on madalad, aga mitte nii madalad, et oluline on see, et kand oleks kinni. Kõik muud asjad tead võib olla, aga tead, kand oleks kinni, see on kurat õige. Vaat see on õige ja mul on pikki puutse ja lühikesi ja... Kui kõige pikemad puutsid on? Vööni puutsid on mul. Ja kurat, nendega on küll nii, et olen nendega käinud, et laeva peal olen mänginud ja kõrtsis ja puu all ja tead, võid isegi minna kalale, kui tahan või kui tahan. Kui tahan, siis võin minna või midagi. Räägi, Erich, mis on veel sellised, ütleme, sellised moeapsud, millega tänapäeva mehed sageli eksivad, et komistavad? Sa mõtled, mis on veel märatsev jama? Mis on veel märatsev jama?
Noh, tead, kui mees ikkagi paneb asjad taskusse, vaat see on oluline. Mehe ikkagi püks ilma, kui rahakott, no kus sa selle rahakoti paned? Rahakoti koht on tagatasku. Vaat tagatasku peab olema pundis, sest see on macho. See on macho, see näitab kohe ära, et mees on mees. Aga räägi, üks ju kõvemaid, ütleme, mehe sümboleid on tugev vunts. Teeres, sinul pole kunagi vuntsi olnud või on? No on ikka, aga kurat ei ole praegu ise siuke vuntsi mees. Vunts on nagu selline väga tugev sümbol ja minu jaoks ikkagi vuntsi maine kadus mul ära siis ikkagi 90. lõpul. Siis ajasin ise ka oma vuntsi, ma tead miks. No. Sain teada, et Freddie Mercury on pede. Ja ajasid vuntsi maha? Kohe, päevapealt. Muidu oli ta mul suur iidol, aga pärast seda kohe ajasin maha. See on siuke pede värk ei istu sulle? Kurat, see ei tee. See märatsev jama? See on ikka jama, kurat. Märatsev jama, kurat. Et kui siuke värk on, minu jaoks see vunts, ei ole teema. Ei ole nagu teema. Ikkagi sile on hea ja naistele meeldis. Aga väga hea, et sa selle teema üles tõid, et eile oli ka üks telesaade ka, kus rääkisid jälle homoõiguslased ja... Kurat, jäta järgi, ma ei taha kuuldagi. Et ikkagi, et inimene on juba sündinud homoks ja mis ta siis teha saab, et mis sa arvad sellest asjast? Sa ütlesid praegu, et ma olen sündinud homo või? Ei, et on inimesi... Tegin nalja, kurat. Jaa, et on sündinud ja et kas tuleb tolereerida või mitte või mis sa arvad sellest asjast? Ei ikkagi ma mõtlen seda, et nii ei ole, kurat. Ja mees on ikka, tead, mees. Vot homod ongi need, kes käivad ringi palja jalu, tead. Lätadega? Rihmikud pläta, vaat. Vaat ongi, kui sa paned ilma sokita jalga rihmiku, oled pere, homo. Selge. Vaat paras sulle siis. Kõige mees käib ringi puutsi alas ja ärge unustage pikka aluspesu. Aga kus saab kõige paremaid puutse? Puutsi poest. Puutstokist? Puutstok. Muidugi puutstokist. Selge, Erik, suur tänu sulle. Laulad äkki mingi väikse laulu ka lõppu? Pistoda laulu äkki või? Tavai. Ühel seikleval priiuse rüütlil olgu valge sokk alati jalas ja kaitsku ennast ta rihmiku eest, sest nii üks mees ei tee. Ta vöökott on imelik talisman, mis kaitseb teda teiste eest ja Ot nii, mehed, pange kurat hästi. Suur tänu sulle, Erich, ja ilusat päeva jätku. Sulle ka. Pane veits kõvemaks mul see. Vaat nii. Nii. Tantsi nagu strippar, Markol oleks epilepsia. Pöörasin kohe oma piilu maha. Läksin peitsin end nurga taha. Silmad ei tee enam eriti tööd ja juba naudivad tänast tööd. See oli kaugel naljas, tantsis üksi täiesti paljas. Mõtlesin, mis see on, kuulasin, mis muss see on, see oli kaasa haarav. Ja ta oli kätte saadav, liigub siin, kus on minu maja. Ära ei aja, selliseid on vaja, kes siin ikka nii ringi ajab. Kes näitab keha ja tahab teha, nagu ta teeb ja mul on suva. Vaatan veel teda. Tantsi, üksinda. Tantsi, teistega. Tantsi, täiega. Tantsi. Tantsi nagu strippar, Markol oleks epilepsia. Enam ei pööranud pilku maha ega peitud end nurga taha. Silmad teevad juba hästi tööd ja juba naudivad tänast tööd. Ikka kaugel naljas, tantsis üksi täiesti paljas. Mõtlesin, mis see on, kuulasin, mis muss see on, ta oli kaasa haarav. Midagi tegema pean, ma ei tea, kas välja vead, aga naisi sajab, teda ma ei vaja ja täna kindlalt taga ei aja. Kuigi ta on päris kena, aga lähen enne kui ei suuda enam. Tantsi, üksinda. Tantsi, teistega. Tantsi, täiega. Tantsi. Tantsi nagu strippar, Markol oleks epilepsia. Tantsi. Tantsi nagu strippar, Markol oleks epilepsia. Üksinda, teistega, täiega.
tantsi. kaitse. See hooaeg, mida me nüüd sellel sügisel alustame, see on väga eriline hooaeg. Meil on jälle juubel. Meil on 15. hooaeg, algab juba siin. Paljud meie kuulajatest ei olegi nii vanad. Eks seda tuleb loomulikult tähistada, nii nagu Arnold Green tähistab oma 90. juubelit, nii tähistame aga meie oma 15. tegevusjuubelit. 15. hooaja tähistamise paralleele on plaanis 14. septembril. Ja. Plaanis on otse ülekanne meie saate nii-öelda toimumisest. See toimub Vangraali baaris. See algab nagu ikka kell 8, kestab kella 9-ni. See on otsesaade, meie räägime, selle sõbrad teevad meil muusikat. Meil on väga võimas ansamblite plejaad. 7:30 on uksed linnarahvale avatud, kõik saavad sisse. Väike pilet ka, mitte kallis, vaid siuke odav, aga see on selleks, et Balti jaamast tuleks inimesed nagu ööbima. Lihtsalt sooja. Ootame meie teid seal ja ootavad ansamblid ja järgmised esinejad. Onu Bella koos ansambliga Kosmikud, siis tuleb ja laulab meile Lenna, tuleb ja laulab meile JMKE, Röövelöövik esineb ja õhtut, ma ütleks, kroonib selline All Stars bänd, mida juhatavad Boris Lehtlaan ja Erik Rieger. Ja lood, mida te kuulete, on tõesti väga erilised. Nende esitajate esituses neid lugusid te pole varem kuulnud, ilmselt ei kuule ka kunagi tulevikus. Kui kell 9 meie saade läbi, et ma arvan, et pidu jätkub, et ei ole nii, et kell 9 peab koju minema. Sest et bändid on kohal, võimendus on üleval ja ansamblid rockivad edasi ja kui te tulete sinna hea tujuga kohale, siis ei mina ega Andrus ei saada teid ära, kui te toote meile kingitusi. Ma üldse alguses selle peale ei tulnud, ma mõtlesin, me lihtsalt esineme seal ja bändid on ja lihtsalt äkki tooks kinke ka, eks ma mõtlen küll, nagu oleks normaalne. Sünnipäeva puhul eelmine kord toodi väga palju asju. Anu Saagim tõi torti, ma mäletan. Anu, jah. Kullaka Anu, kui sa tuled, võtta kaasa tort. kaitse. Ja ennem kui siin läheme uudistega edasi, siis tahame öelda meie kõikidele muusikapaletti fännidele, et natukene lükkus see meie suur festival edasi oktoobrisse. Me kindlasti kõigi bändidega räägime, ärge pabistage, ei jäta teid ukse taha. Aga lähme uudistega edasi, sest uudiseid on tõesti palju. Ja uudised on väga põnevad. Ja näiteks ütleb tänane Õhtuleht sukse huvitava asja, et Belgias keelati ära advokaatidel rinnahoidjate kandmine. Kas siis on küsimus selles, et mitmed Belgia meesadvokaadid tulid kohtuistungile nii, et oli ülikonna peale pandud rinnahoida ja seda ei lubata enam? See oli tegelikult ainult ühes kohas, Belgia Hasselti vanglas. Hasselhoffi vanglas. Hasselhoffi vanglas uued kontrollseadmed hakkasid nimelt ärritunud piiksuma, kui naisadvokaadid oma hoolealuste juurde läksid. Põhjus selgus varsti, alarmi tõstsid rinnahoidjad. Vangla direktor andis asjakohase käskirja, vaid rinnahoidjata naisadvokaadid pääsevad sisse. Väga julge. Väga mõnus kohene otsus, kõik nii, rinnahoidjad vähemast. Aga kas bikiinsidega ka ei saa siis? Nagu nad piiksuma hakkavad. Nimelt, Piiksubikiinsid. Paljudel rinnahoidjatel on ju väiksed traadikesed sees, mis hoiavad siis rinna kumerijad. Milleks seal see traat vaja on? No, et raadiosagedusi vastu võtta. Sellega saab ju vangidele ebaseaduslikku informatsiooni edastada. Ja ka seda. Ja vangla direktor andis siis asjakohase käskirja ja protest karistusasutuse kõrgemas juhtkonnas ei andnud tulemusi. Sealt vastati, reeglid on kõigile ühised ja isikud, kelle puhul kontrollseadmed häiret annavad, vanglasse ei pääse. Nii et kasutad, või on seal ka, ütleme, mingid metallist kinnitusvahendid. Haagid. On ju rinnahoidjal metallist haagid. Ja noh, kui inimene ütleb, et ma võtan selle traadikese või selle haagi ära sealt, siis sellest ei piisa, sa pead ära võtma rinnahoidjad. Sest et vaata selle traadiga, sellest saab muukraua teha, sellega saab lahti muukida kongi ukse, inimesi tappa, sellega on võimalik ju trellid läbi viilida. Sellega on võimalik kõike teha. No võt, sinnamaani oleme jõudnud, nii et rinnahoidja on potentsiaalne mõrvarelv. Ja mõtle need vangega, kõik teavad, et nende naisadvokaadid tulevad ilma rinnahoidjateta. Keeravad kohe külmaks temperatuuri toas. Aga üks uudis on veel, nimelt Austraalias keelati ka üks asi ära ja Austraalias keelati ära tsirkuse number, mis sisaldas elusate kalade söömist ja seejärel nende välja oksendamist. Kuidas sina kui lapsevanem, mitme lapsevanem sellesse suhtud, kui sa lähed, lapsed ütlevad, lähme tsirkusesse, et me tahame näha tsirkust, lähed tsirkusesse, siis tulevad, nimelt on need Moskva tsirkus on see tuntud. Väga hea tsirkus. Ja alustuseks tuleb